Tšau, Heidi. Tere, tere. Ja kui ma tavaliselt ütlen niimoodi, et tere kõigile Youtube'i külalistele, siis täna ma tahaksin eriti pühenduda sellele, et Heidi. Heidi on minuga samal päeval sündinud, minuga samal aastal sündinud ja meil on ainult, mis meid eraldab teineteisest, on siis meie kuu. Aga ma ei tule seda kõike teile välja rääkima, kes juba on siin pikemalt olnud kanalis, siis ta teab, millal ma olen täpselt sündinud ja te teate minust rohkem võib-olla juba, kui mina ise tean. Aga Heidiga oli hästi põnev selles suhtes, et meil on mõlemal aasta lõpus on 8, me oleme mõlemad sellised paadunud töönarkomaanid ja meid trigerdavad ka sellised numbrid. Sa veel, Heidi, ei saa veel nii mikrofoni, ma veel juhatan sind sisse. Praegu veel hinga, tunneta oma keha. kõik on zen ja eilegi naersime veel Heidiga, viimaseid ridu vahetasime, et täna siis kohtume ta ja ma ütlesin, et mul on veel praegu nii palju asju, mida ma teen siin, kell oli vist kas pool 11 või 11. Heidi ütles, et mul on täpselt sama värk ja siis mul tulid ka külmavärinad, nii nagu praegugi, et oh meid küll, kuule, töönarkomaane. Ja see on see üks suuremaid asju, mida me tegelikult peaksime sinuga õppima, on see, et lihtsalt õppima rahulikult olema ja meie puhkepäevad on arvatavasti sellised, et need ei ole puhkepäevad üldse. Et ma arvan, et ka sina teed tööd, mida sa armastad ja sa ei saa vahepeal üldse aru, et sa juba libisesid töö peale üle. Et kas räägin tõtt või? Ja on nagu minu elust praegu. Täpselt. On nii. Ma ikka teadlikult püüan võtta aega nagu puhkamiseks. Mõtlengi, et okei, aitab küll nüüd. Teeme pausi. Ja see oli hästi vahva siis, kui sina võtsid Heidi ju minuga ühendust, eks ju? Jah, ma Ja, hakkasin sulle silma ja ma ei tea, kas sa siis juba teadsid, et meil on sama sünnipäev ja sama aasta ka või? ja ma hakkasin kuskilt kuulama, vaata, ja järjest vaatasin, et kogu aeg oli nagu vau-efekti järele, et ahaa, issand, kui palju meil sarnast on. Ja kuivõrd sa viskad üles, vaata, et noh, suhelge, kirjutage, kommenteerige, siis ma Mhm. mõtlesingi, et ma kirjutan sulle, et kui sa saad aru, kui palju meil on sarnast omavahel. Isegi meie koerad on sama tõugu Ma või tahtsingi, osalised. ja tahtsingi sinna jõuda, see oli nii naljakas, et siis, kui ma hakkasin sinuga suhtlema, et ikkagi natuke rohkem ja võiks kohvile minna ja siis ma mõtlen, no kohvitamine ei õnnestu, onju, ja siis me niimoodi vestlesime ja siis ohoh, tal on ka 2 jorki, mul on 3 jorki. Hakkas kahest kõik pihta. Jaa, aga teate, ega me siia niisama ei tulnudki mulisema, et natukene asja ka, sellepärast et Heidi teab minust nüüd juba rohkem, kui mina tean Heidist ja ma leppisingi kokku, et tead, et hoiame aega niimoodi kokku, et tuleme siia podcast'i versioonis sinuga lobisema, tutvuma ja siis saan mina ka sinust rohkem teada. Et aga sissejuhatavaks osaks siis teie, kes te pikalt olete olnud, siis tahaks teada, mis Heidi edukuse kood on ju. Ma just arvutasin kokku, et vaat siin lähebki meil natukene teed lahku, ütleme siis niimoodi, et Heidi kood on siis 71763. Et aga ikkagi 2 7 sul on. Minu kood on selline huvitavalt 73787. Ehk siis minus on sellist tohutut temperamentsust ja sul on ka see olemas, aga mulle annab see 3 7 veel täiega sellist no mis ikka, mis ma endast räägin, aga selline, kes me siin oleme sinuga kahekesi, 2 kriisisituatsioonide korraldajaid ja siis me lahendame neid hästi kiiresti, nagu umbes seda võib ütelda nagu Titanicu hukk, aga me kogu aeg siin seikleme, et ehk siis meil sinuga mitte kunagi igav ei ole iseendaga. On nii või? Tõsi, see on tõsi. Räägi, mida sa seal korraldad oma elus ja kes sa oled ja millega sa tegeled ja nüüd on mikrofon sinu pool. Ma olen vait natuke aega. No ma, ma olen tööalaselt, ma olen teinud kõige pikemalt sisekujundusi, et mul on see ilumaailm on nagu hästi südamelähedane, hästi oluline. Kunagi töötasin ka meikarina, õppisin jumestuskunstnikuks üle 10 aasta tagasi, pidasin salongigi mingi ajaga, lihtsalt mulle meeldib igal pool teha asju nagu kuidagi ilusamaks. Et sihuke kirg on, et näpud hakkavad kohe sügelema, nii kui võimalus avaneb. Et alates oma kodust algul ja siis tulid juba teised objektid kodust väljaspool. Et seda ma teen ikka veel, aga samas ma olen olnud alati selline hästi huviline igasugu psühholoogiliste teemade vastu, igasuguste enesearengu suhtes ja uurinud, no nii kaua, kui ma mäletan, ikkagi lapsepõlvest saadik, kusjuures numeroloogiat ma uurisin juba teismeeas. Ma ei tea, kus mu ema tol ajal need asjad välja kaevas, sest isegi mingil hetkel see oli veel nõukaaeg ja ei olnud niimoodi, ei liikunud raamatutes, et saan ja loen ja, aga juba mingi info liikus, et oli ka väga põnev.
ja ma nüüd olen kusagil, jah, eelmisest suvest hakkasin siis sihipäraselt tegelema selliste psühholoogiliste teemadega, inimeste aitamisega, mida ma tahaks teha ja õppisin life coach'iks. Olen ju nüüd juba sertifitseeritud life coach Mhm. ja ma veel jätkan, sest ma nagu tahaksin sügavuti minna rohkem, et ma õpin veel edasi, et samal ajal juba nagu praktiseerin ja samal ajal õpin veel. Mida tähendab life coach? No jah, eesti keeles tõlgituna on nagu elutreener, aga ta kõlabki, seda vist väga ei tõlgitagi ümber. ma olen nagu oma isikliku elukogemuse põhjal, pluss see, mis ma olen õppinud nüüd juurde, aitan inimestel lihtsalt leida neid mustreid ja negatiivseid uskumussüsteeme, mis, mis takistavad nagu elamast lihtsalt õnnelikumat ja rõõmsamat elu. et kõik algab emotsioonidest, uskumussüsteemidest. niimoodi me loome ja meil kõigil on neid programmeeringuid omajagu, millega siis on hea tegeleda, et kui ise ei oska, siis life coach on see, kes tuleb ja aitab üles leida ja aitab ära muuta, Kas sa teed seda programmi läbi kirjutada. mingite küsimuste, kuidas sa lähened inimesele? kuulamine on põhiline osa, kõik algab kuulamisest. ma küsin hästi palju ja ma kuulan hästi palju ja kui inimene hakkab rääkima, siis see tegelikult rullub päris kiiresti lahti. ma Mhm, lihtsalt, ma ju kuulen neid kohti, mhm. mis on inimestes juba kinnistunud, sellised arvamused või mingisugused nagu story'd, inglise keeles on story'd, mida nad räägivad endale, et läheneda saab hästi paljude nurkade alt life coaching us, vähemalt selles, mida mina õppisin USA-s, Mandy Morrise juures. ja mul on hästi palju erinevaid meetodeid tegelikult ja tööriistu. ma lähenen läbi persoonade, läbi identiteedi, läbi lugude, läbi mustrite. et see on nagu kõik teed viivad samasse kohta, Mhm, aga meetodid on nagu erinevad. mhm. jah, Ma nii käib täitsa, see. selles suhtes, et on nii huvitav, vaata, mina lähenen läbi numbrite, aga see, et me oleme mõlemad 16. päeval sündinud, siis me oleme juba sündinud sellised psühholoogid ja sinu elutee number on 6 ehk siis kahtepidi kokku arvutades ta tuleb seal 33, mis on ka meistrinumber, mis on tegelikult kõrge sageduslik selline, kuidas ma ütlen, teiste aitaja ja seda kuulen nagu sinu seest praegu väga-väga kõvasti, just see ka, et number 6 on ju tegelikult perenumber, see on ka interjööri number, see on see ilu sees ja väljas igal pool. vaadake nüüd natukene seda Heidit, pange lausa pausi peale, kui ilusti joonistatud naine ta on ja kui ilusti tal on kõik asjad sätitud, et see minul see väike palmikene, see on selline krustis, temal on seal selja taga üks selline puukene, seal on kõik lehed mõõdetud peaaegu. et no see oli nüüd natukene nali, sarkastiline nali, aga see oli naljakas. Heidi tuli siia, tähendab, kui me alustasime, siis ma vaatan, mul on klassikaliselt kogu aeg need juuksed kinni. ma mõtlesin, et täna teen siis lahti, siis vaatan, Heidil on kinni, ei, ma panen ka kinni. Ja siis see selles suhtes mulle hullult meeldib, et mul on ka tegelikult, ma olen prillikandja kogu aeg olnud, sa oled ka prillikandja. kas sul on miinus või pluss? Miinus. Pluss. Okei. Tead, ma viisin praegu teema hoopis mujale, seepärast et natukene sinna relax'i. et, et ei ole vaja pussida. et tegelikult on nii huvitav see lugu, et kuidas vaadake, samal päeval sündinud, meil on aasta on sama, aga meil on kuu on erinev. ja kuidas sealt juba numbrid natukene teistmoodi nagu lähevad. ja see, et meie 16-ndad, meil on nii huvitav elu, mitte teil, teistel, kes te olete teistel päevadel sündinud, teil ei ole huvitav elu, aga me oleme juba sellised nagu sündinud psühholoogid ja meist tihtipeale ei saada aru, me oleme veidikene sellised Sherlock Holmesi tüüpi inimesed. me oleme justkui sellised, ma ei tea, kas sul on lapsepõlves olnud niimoodi, aga minul oli küll, me ehitasime telke, kui me olime, noh, tatikad, nagu öeldakse. ja siis ma mäletan seda, et mulle ei meeldinud kunagi koolis lugeda, eriti siis, kui oli vaja nagu aja peale lugeda, see tekitas tohutult stressi mul. aga see, mida minu sõbrad, lapsepõlvesõbrad mäletavad, oli see, et ma olin telgis ja ma lugesin kogu aeg mingisuguseid kummalisi raamatuid, millest nemad aru ei saanud ja ma ei mäletanud seda üldse. ja vot siit tuleb see number 16, et mingid asjad nagu ei meeldi, aga vot enda moodi tahad asju teha ja sa ütlesid ka ju veel, et ema sai kuskilt numeroloogia raamatu. no mis arvatavasti sinu eakaaslastele oli nagu ikkagi väga kummaline asi, et sa loed seda. Ja kindlasti. jah, ma olen tähele pannud ka, et ma olen ju tegelikult ilukirjandust, ma lugesin lapsepõlves hästi palju, aga mingi arv aastaid mul põhimõtteliselt ongi ainult sellised enesearengu teemad, sellised raamatud. ma vahepeal tunnen lausa puudust, et
et oleks aega võtta ka ilukirjanduse jaoks Mm. vahelduseks. aga igal juhul jah, on olnud palju sellist kirjandust pigem ja täiskasvanu eas. ja vaata, kui huvitav see sinu elude number 6 siis viitab sellele, et nii nagu sa ütlesid, et sa tegelesid sellise disainiga ja sul on see väga hästi südamelähedane. ja samas see, mida sa teed ju life coach'ina, siis inimestega siis ka ju tegelikult sa muudad, noh, tõstad nende sagedust, mis tihtipeale ikkagi see ju läheb ju nagu, et inimene jõuaks iseendaga harmooniasse, ehk siis ka jällegi nagu iluga seotud kuidagi. Kuidas sa selle teele jõudsid, miks sa sinna jõudsid? Ja ma tean seda, et sa midagi mulle rääkisid kulisside taga, me küll ei leppinud kokku, kas ma võin seda rääkida või mitte. Vaadake, kuidas pinge tõusis Heidil praegu, nüüd ta mõtleb, et ei tea, mida ta nüüd ütleb, mis ta nüüd ütleb. ei, sa ütlesid kuidagi, et sa tahad tegelikult seda life coaching ut seostada kuidagi selle disainiga. et ma arvan, et see teema on see, millest me võiksime rääkida, eks, et ka, et mis asi see on, et me saatsime hästi palju häälsõnumeid, aga see oleks hästi vahva ka tegelikult kuulda. see on sul hästi arenguteel alles, aga arutame veitsa, et räägi mulle ka sellest ja võib-olla siin keegi kuulajatest mõtleb, et vau, sellist asja ma olen ammu nagu ise ka mõelnud teha või siis näiteks tahaksin seda ja vot siit saaks juba palli veeretada, et võib-olla keegi lihtsalt tunneb huvi ja kirjutab otse sulle. Mhm. Täpselt nagu sa just mainisid ka hetk tagasi, et see harmoonia või et see noh, ütleme ilu loomine ja samal ajal nagu inimeste sees nagu niisuguse korrastatuse loomine, need ei ole ju erinevad põhimõtted tegelikult. ja mina näengi seda nagu ühe ja sama asjana, noh, või sama põhimõte, et kas ma loon harmooniat nagu välisesse keskkonda või aitan luua inimesel tema enda sees seda. ja kui minu meelest see väline keskkond ja sisemine on nii seotud, Mm. et see peegeldab, Mm. et kuidas ma ennast seespool tunnen, niimoodi näeb välja mu kodu ju ka tegelikult näiteks ja tegelikult vastupidi, et kui me loome harmooniat oma keskkonda, siis see tegelikult toetab meid. aga noh, ütleme see minu meelest niipidi nagu päris hästi ei tööta, et ma teen lihtsalt ilusa kodu ja siis on kõik hästi ja minu sees on kõik korras, et sisemine töö tuleb ka ikkagi ära teha. et vastupidi on nagu lihtsam, et kui mul on sees kõik korras, siis hakkabki nagu kõik lihtsalt jooksma vabalt ja õigesti. noh, ka see, mida ma loon siis juba siia maailma. ja ma olen mõelnud, et ma nagu proovisin vahepeal, et ma keskendun nagu rohkem life coaching ule. ma õpin ka ärimentorluses ja öeldakse, fokusseeri ennast ühele suunale. ja siis ma proovisin, et ma tõstan siis natukeseks riiulisse ära selle ilumaailma, et vaatame, et ma lähen ainult selle life coaching uga hästi süvitsi. aga see on nagu nii minu osa, et Mm. ükskõik, kuidas ma proovin, see nagu ei, see ei jää sinna riiulisse et see ikka tuleb tagasi sisse ja eks mul kripeldab ja see on miski, vaata, mis tekitab nii palju kirge minus, see ilu loomine. et ma siis mõtlesin, et ma ikkagi seon need kaks omavahel kokku, et oma life coaching us ka, et ma loon ühe sellise teenuse, noh, see on rohkem selline siis selline hästi-hästi komplekt täisteenus, kus me saan aidata inimesel siis tema sisemaailma korrastada, kui me lisame juurde siis juba selle, mis tema ümbruses on. ja võib-olla ka isiklik esteetika ka veel, noh, mis on nagu persoonale omane siis või persooni esteetika. aga see on juba selline, noh, ma töötan selle kallal, et kuidas see hästi oleks, aga alustab ikkagi inimesest endast. see on Mm. nagu esimene. no arusaadav, nii nagu ma ütlesingi, et sul on alles need mõtted ja kas ma võin seda ka puudutada, et kui sa saatsid mulle pildid ühest artiklist. Mis artiklis sa mõtled, see? sa läksid poodi ja siis sa poest leidsid sealt riiulid ja, üles. ja, ei muidugi, mul oli jah hiljaaegu. mis asi see oli, räägi. et mõned mu tööd siin, viimaste aastate tööd on olnud, saanud avalikku tähelepanu nagu, et on olnud netiväljaannetes. siin mu ühes eelmises objektis meil lausa tehti saade, Moodne kodu filmis saate. Mhm. ja nüüd oli see viimane objekt, mis ma tegin, ehk siis viimane korter, kodu oli disainajakirjas, disain, interjöör ja arhitektuur ajakirjas. uhke tunne. paberi peal, see oli minu jaoks muidugi suur asi, et ma olen väga õnnelik ja väga tänulik selle tähelepanu eest. et inimestele meeldib midagi sellest, siis kellelegi meeldib ja samas on ikkagi kihvt, vaata, kui sa teed südamega neid asju, siis on nii tore ju näha neid, et nendest räägitakse, neid kajastatakse ja sellega tekib ju ka inspiratsioon teha neid asju juurde ja sa tead, et sa teed õiget asja. ja kindlasti, just nimelt. ja see on, mul tuli paar mõtet muidugi.
no ma ei tea, kas sina tead seda, no meil natukene nagu vestluse käigus ka see lugu sinuga, et me saame ikkagi tuttavaks praegu avalikult teie juuresolekul, sest me lihtsalt Heidiga ei leidnud sellist aega, et me saaksime nagu niimoodi kahekesi teha videokohtumist. aga no mina olen koristusega tegelenud, ehk siis ise tulnud nagu, kuidas on, maahan muuta on see soome keeles, aga tulin Soome ja mis sa ikka siis eestlasena teed, eks ju, siis hakkad koristajaks, naiseestlane. ja siis mul on oma ettevõte olnud ka koristamise teel, noh, pikalt mul on töötajaid ja nii edasi olnud. aga vaata, kui huvitav, sa Heidi räägid nagu sellest disainimisest ja nendest asjadest, aga tegelikult, kui palju ma nägin kodusid, kus ma käisin koristamas, et ma sain sealt ka väga hästi aru, kui kodu on sassis, vaata, on sellised nagu kogujad ka. Mhm. Siis ma mõtlesin, et appikene, mis su peas toimub. siis ma veel ei jõudnud sinna nii kaugele, et aru saada, no muidugi ma ei saa ju inimeste neid andmeid ka kätte, aga no ma ei olnud üldse sellel ajal, sellel teel. kuigi psühholoogia ja selline üldse inimese teadvus on mind juba sünnist saadik kogu aeg huvi pakkunud, nii nagu sulgi arvatavasti. et see on meie 16-ndate selline trigger. ja siis ma mõtlesin ka, et issand, kui huvitav ja nüüd sina räägid oma lugu, onju, ma mõtlesin, et mul tegelikult koristamine on selline, kui ma kuhugi lähen, siis kõigepealt ma vaatan vetsu. see on täielik haigus, mu ema kardab lausa, kui ma talle külla lähen, siis ta ütleb, et ära vetsu vaata. ma ütlen, no ma pean mingi hetk ikka vetsu minema, et no ma lihtsalt teen oma asjad ära, et ma ei vaata. mul on nagu selle kohta öeldakse, kes oli see Monk või ma ei tea, kes see oli, jah. see on Mhm. nagu õudne jama minu sees, et teie ka, kes te nüüd kuulate, kas teil on ka mingisugused sellised kiiksud küljes, vahet pole, see ei pea olema koristusega, aga sina arvatavasti, kui sa lähed ka koju, sa ju näed ju kohe selline põmm-põmm-põmm-põmm, sa vaatad praegu minu selja taha ja kindlasti sa mõtled, et ma paneks küll selle taime kuhugi teisele poole näiteks või ta-ta-ta-ta-ta. noh, mitte siis nagu pahas mõttes, aga heas mõttes, vaata, kui su silm on juba nii ära harjunud, et siis sa näed lihtsalt neid asju, aga sa ei pruugi välja ütelda. et mul ei käi alati ainult selle, noh, kuidas ma mõtlen enda jaoks, kuidas ma seletan seda loomist, seda sisekujunduse loomist ka. Mul käib nagu intuitiivselt hästi, võib-olla käib kõikide sisekujundajatel, ega ma ju ei tea, onju. et ma isegi ei mõtle alati, miks ma arvan, et see peaks olema nii. noh, okei, ma saan oma pildi kiiresti kätte küll, aga mul on tunde järgi. mõnikord on isegi olnud sellised olukorrad, kus mul on, kui inimene küsib, aga miks see peaks nii olema, ja mul on isegi raske võib-olla öelda, aga ma tunnen enda sees, et see peab olema nii. et siis see läheb balanssi, see läheb harmooniasse. Mhm, et ma olen õppinud ka Feng Shui'd Siret ja Janno Seedri juures, et noh, Janno oli minu juhendaja seal, et ma põhimõtteliselt tean ka neid energia, noh, hea energia voolamise selliseid põhitõdesid. mhm. võib-olla kui ma kujundan kodusid, siis ma, või kui ma enda kodusid või midagi, siis ma püüan arvesse võtta ikkagi seda. See on mu kolmas. ta on selle Yorgi ja mingisuguse teise asja segu. Mhm. meenutab Yorki. ja Mhm. talle meeldib mu süles istuda, siis kui ma teen siin mingit materjali või kliente, siis ta alati on mu süles ja siis ma tõstan jalad veel siia selle laua nurga peale ja siis ta magab mul niimoodi. mis sinu koerad teevad sinu juuresolekul tavaliselt, kus nendel meeldib olla? Oh, neile meeldib külakuhjas magada üksteise otsas. praegu on kammapesas, aga meil on mõlemal koeral need tutid peas kogu aeg, ka isasel, üks on isane, teine on emane. ja ma ei ole mitte kunagi lasknud neid juukseid nii-öelda ära lõigata, seda peaosa pea pealt, et meil poisil on ka kogu aeg. kas sa võtad patsi õhtul ära või? mina ei võta, aga ma lasen ta hästi nagu, ma ei hoia nagu pinges neil, ma lasen nagu oleks hästi lõdvalt, et kuskilt ei sikutaks. mm.? meil on ikka selline rituaal, mul on 2 poega endal. on sul lapsi? jah, 3 last. issand, poisid-tüdrukud? 2 poissi, 1 tütar. nägid siis? minul on 2 poissi, siis kui ma võtsin koera ja siis ma tahtsin väga talle patsi kogu aeg teha, sest mul pole tütart olnud. okei. Kui vanad nad on? sinu lapsed siis? 10, 16 ja 18. üks on täiskasvanu. Ja teistega elad siis koos? ja, kui palju sa sellist oma meetodit või seesama life coach imist, mida sa nüüd õpid ja üleüldse, kuna ma 16, noh, ikkagi sünnipäevale lähenedes, kui palju sa kasutad neid meetodeid oma kodus, oma laste peal? no life coach imist, eks ma arvan, et see tuleb niimoodi, et see juba saabki nagu enda osaks, vaata, kui sa sellega, sa ise ju ka, noh, kõigepealt alustad life coaching'u õpingus tööd iseendaga, Mm. kõigepealt teed asju korda, hakkad tegema ja siis see saabki nagu
selliseks nagu omaseks, et kui ma nüüd nagu kuulen inimesi, käin ringi, siis hakkan neid nägema ja kuulma ka oma peres ju paratamatult mustreid ja asju. aga ma pigem lastega, ma ei mõtle sellest, et ma mingi life coaching ut kasutaksin, ma pigem olen juba varasemast ajast Gordoni perekoolis läbinud ja igasuguseid selliseid koolitusi, mis on nagu laste puhul nagu minu meelest hea kasvatuslikult noh, ka kasutada või võtta arvesse, et see aktiivne kuulamine ja mingid sellised asjad. ja kõige rohkem ma võib-olla proovin olla nagu pigem eeskujuks, mm. et aidata, et kuidas on nagu hea lahendada olukordi võib-olla ära ja noh, ega alati ei õnnestu endal ka, et kõik muidugi ei õnnestu õigesti nii nagu tahaks, aga pigem, et olla nagu eeskuju järgi näidata, et kuidas oleks nagu parem või okei. võib-olla see 18 aastane mul on rohkem selline, tema nüüd selles vanuses juba, et tema nagu võib-olla, ma tunnen nagu vajadust või kohustust talle nagu nüüd jälgida, et kuidas ta nüüd iseseisvalt, ta nüüd hakkab iseseisvalt järjest rohkem elama, et kuidas tal siis see kõik paika looksub. -hmm. Kui on väiksemad, siis nad on su silma all hästi palju, onju. aga kui nad suureks saavad ja hakkavad minema järjest pesast välja nii-öelda, et siis on nagu ema süda natuke nagu valutab, et kuidas ta hakkama saab. et mis komplektid nagu kaasa saavad lapsed Mm -hmm. no, minnes. see on nii huvitav, miks ma seda kõike küsin, siis ma olen enesearengu teel olnud ikka päris pikka aega, ma kogu aeg otsin seda nagu oma ühte väljundit. nüüd ma räägin nagu 16, 16-ga, lihtsalt seda rohkem sellepärast, et ma mäletan, mul on olnud perioode, kus ma ei olnud enesega nagu noh, tasakaalus, et kus ma ikkagi ärritusin ja tõstsin häält ja siis miks see niimoodi on ja ta. ja ma mäletan siis, ma olen nüüd mitmeid kordi, mul on 2 poega, siis ma olen palunud neilt ikka vabandust ja me oleme rääkinud ja kõik. siis, kui ma läksin selle enesearengu tee peale, siis ma hakkasin käituma nii teistmoodi, siis me rahunesime kõik maha ja siis ma sain aru, et mulle väga meeldis südamlikke vestlusi arutada poistega, vahet pole, mis vanuses ta seal oli, seal 3-aastane, 4-aastane, 5-aastane. ja see, mis meid alati poistega hullult ühendab ja väga paljud seda nagu kõrvalt vaatavad ka ja on vaadanud, et me saame nagu nii hästi läbi, et sina ju ka oled selle enesearengu teel olnud aastaid, ehk siis see on jälle meie 16-ndale hästi omane. ja vaata, nii nagu sina arened, nii muutub ju keskkond ümber sinu, on ju. ja need lapsed ka ju kasvavad, et just see oli minu küsimuse nagu mõte üleüldse. et ma mäletan seda, et ma õppisin lausa sellist asja, et vaata, kui pikad tööpäevad koristusel ja ma olin väsinud, siis pidi süüa tegema kõik asju, siis lapsed kõik tulevad emme. Ja siis ma mõtlesin, nii, teeme niimoodi, et ma tõstan käe või annan mingi märgu, kui ma olen nii väsinud, et nüüd, kui ma teile midagi välja ütlen, siis ma lihtsalt lõhun seda meie suhet. ja ma ütlesin, andke mulle aega natukene ja siis te saate tulla. ja ma mäletan, et see oli mulle nii võõras, et aga kuskilt ma õppisin seda, et lihtsalt üteldagi, et see pole lapse viga, et sul on nüüd raske või sa oled ta, onju, ja siis saad aru, meil hakkas see nii hästi toimima. Lapsed said aru, et lennuga lendasid peale, siis ma natukene seal olin omaga, rahunesin maha ja siis oli kõik chill. ja riiud enam ei olnudki temperamentsed riiud, sellepärast et ma olin iseendaga nagu nii heal tasemel juba, et no vot, vaata kõike seda nagu küsin ka, kuna sul on 3 last ikkagi ja teie ka lapsevanemad, seal olete see ema või isa, et võid ka siia kommenteerida, et kuidas sinul on elus need asjad olnud, et ega siis ma ei ütle, et ma olen mingisugune maailma kõige parem ema, eks ju, et aga ikkagi keegi meist ei sünni ju emana, me kõik kasvame emana ja isana. on sul mõtteid siia ütelda? olen vaadanud, et kui ma hakkasin õppima nagu oma elus, mitte õppima raamatutest, ma mõtlen, või lihtsalt nagu, eks elu õpetab, onju, Mm. piire, enda piire nagu austama ja noh, see on nagu laiem teema, eneseaustus, enesearmastusega seotud, siis ma nägin, et kuidas ma olin proovinud hästi palju aastaid olla kõigi jaoks olemas kogu aeg ja kõike kõigi jaoks ja et ka lastega see piiride sättimine, paika sättimine on teema. et kasvõi sellised asjad, et kas sa saad kogu aeg midagi teha, noh, kogu aeg tulevad, nad on nii harjunud, et nii kui nad küsivad, sa kogu aeg teed nende heaks seda. jah, muidugi ja loomulikult ja siis, kui sa ühel hetkel ütled, et ei saa täna, siis mis mõttes jaa, ja ka see võtab aega ja nad ikka üritavad veel mingi aja, aga siis nad lõpuks hakkavad harjuma juba, et okei, et see enam ei tööta et nüüd tuleb nagu mul ise teha mingeid asju. et pigem need piiride teema, et noh, mida suurem see laps on, seda olulisem need piirid on, selles mõttes, et kui väiksem laps on, noh, siis sa teedki rohkem, vaata, ma mõtlen ju mm. ära, et ta ei ole ise, noh, nii iseseisev veel. aga eks see on niisugune tunde pealt, et kui palju nad saavad juba ise tehtud, et iseseisvust, et ei õpetaks sellist nagu õpitud abitust lastele ja selliseid asju, et nad nagu saaks oma enesekindluse kätte.
ja sellepärast tulebki nagu vanemana ka neid piire sättida. kes on sinu selline klient, kes sul siiamaani sinna life coaching usse on tulnud ja kuidas nad tee sinuni leiavad? No nüüd ma life coaching uga ju, kui ma alles lõpetasin oma sertifitseerimisprogrammi ja praktikate osa, siis ma tegelikult praegu olengi alles alustamas seda nagu üldist siis praktiseerimist siis. Et Mhm. mul on koduleht olemas, ma sulle need saatsin ka, et ma ei tea, kas sa saad neid kuhugi panna. aga kes mul on nagu olnud, oota, sa mõtlesid nagu, kust nad tulevad või mis teemad? Ja no ütleme siis niimoodi, kui sa selle life coaching'u sertifikaadi nüüd saad, et sa hakkad sellega nüüd alles aktiivsemalt nagu praktiseerima kõike muud, aga sa oled ju ikkagi elus teinud sellelaadseid teenuseid ja kõike. kuidas inimesed on sind leidnud, kas teineteisele edasi rääkides ja milliste teemadega tullakse või on tuldud sinu juurde? ma saan aru, need periooditi ka ju muutuvad, eks ju, aga noh, midagi sinnakanti, see oli siis see minu küsimus. Tead, teemad on hästi erinevad, väga-väga erinevad ja kui ma näiteks oma praktikaid tegin, siis ma saatsin nagu ise kutsed välja ja kes siis nagu oli huvitatud, see tuli. aga teemad on seinast seina ja mõned inimesed mul tulidki, ütlesid, et mul ei olegi nagu otseselt teemat, aga midagi nagu häirib, aga ei ole, noh, see näitab, et me ei pruugi mõnikord üldse aru saada, mis asi see on, mis meid häirib. ja siis sa ütled, see on täiesti okei, et räägime lihtsalt juttu ja Mhm. kui me hakkame juttu rääkima, siis ma hakkan kuulma ja noh, siis ma saan selle nagu selle lõnga otsa kätte või kuskilt ja siis siis ma lihtsalt hakkan oma küsimustega nagu juhtima sinna suunas ja me alati lepime kokku enne seanssi, kuhu on okei minna. mõned inimesed ei taha minna lapsepõlve, võib-olla traumeerivaid asju olnud seal, et need asjad me kõik lepime ennem kokku, et mis on okei ja mis ei ole okei ja noh, kuhu tahetakse, kuhu ei taheta minna. et see on selline ka nagu hästi hoitud ruum, et issand, ma pigem praegu. on nagu arutelu, see on nagu sa räägid inimesega, mina ei tule ütlema, et inimesele ei ütle, et vaata, sul on seal selline asi. see on pigem see, et mina võin seda näha juba, aga inimene peab seda nägema. sellest on nagu vähe abi, et mina näen midagi või kahtlustan, et seal on. et ma pigem nagu oma küsimustega näitan ja suunan inimese sinna, et ta ise näeks, kui tal on seal midagi, et mis see teema on. ja siis me praegu saame seda arutada praegu ja, mõtlen, kui põnev, et samas mõtlengi, et kas peaksin sinult midagi nüüd õppima. ma mõtlesin, ma näitan, kuidas mul laps jäi praegu sülle magama, see on nii harv juhus, kui ma niimoodi luban tal nüüd ta ei jäänud. jättis, pani pea siia käetooli peale, lihtsalt see käenoja peale. Okei, aga ja seda ma hakkasin mõtlema, tead, mina olen enda asju, kui ma siin teen, ütleme, inimesi analüüsin, siis ma ütlengi, et ma olen hästi selles suhtes otsekohene ja need, kes mu kanalil siin pikalt on olnud. miks ma selle otsuse näiteks võtsin ka, mina niimoodi ei hellita väga palju inimesi sest nii palju on elu õpetanud seda, et kuidas just seesama, nagu sa tõid praegu laste näite, et tõepoolest, siis mul on ka seesama jube lugu olnud, et kogu aeg tahad kõigile nagu olla ja kõigile nagu hea olla ja et kõigil oleks nagu mõnus ja seda hästi tihti nagu oma arvelt. ja siis lõpuks on see, et aga millal ma siis tegelikult nagu olen see, kes ma olla tahan ja näiteks mina olen tajunud seda, et pigem selline kibe tõde kui selline magus vale. Igalühel meil on oma meetod, nüüd ma ei tee üldse sinu meetodit nagu ei halvenda ega niimoodi ja samas ma mõtlesin, et issand, natuke piinlik tuli, et siis, kui me hakkasime sinuga nagu vestlema nüüd enne seda salvestust, siis vaata, ma kohe tulistasin sulle pumm-pumm-pumm-pumm kõik, mis ma su numbrites nägin, onju. ja siis ma ütlesin ka, et ega ma ei annagi oih, sulle rääkida. räägi lõpuni ära, siis ma ja ütlen. siis ma ütlesin ka Heidile, et ära muretse, et ega ma neid kõiki siin nüüd videos rääkima ei hakka, aga lihtsalt niimoodi, et ma isegi ei küsi, aga ma lihtsalt niimoodi tulistan. ja selles suhtes needsamad inimesed, kes vajavadki sellist tulistamist, otse näkku ütlemist, ja noh, heas mõttes, siis nad tulevadki, jõuavadki minuni. et ma olen ise seda tajunud, et ma liiga palju nagu kogu aeg tahtnud kogu aeg, et oleks nii ilus ja justkui nagu mask on ees, ei näita välja, mis sees on ju, ja siis paljud inimesed just jõuavad minuni tee, kes tahavad seda väljatulistamist saada. ma ei hoia kellelgi väga kaua nagu näppu seal veini peal. ma tahtsin korra kommenteerida, kui sellest life coaching ust, mis ma teen, nagu jääb ka mulje võib-olla, et kõik ongi kogu aeg nagu hästi hoitud on ta igal juhul. aga ma kasutan tegelikult samamoodi nagu sina ka sellist meetodit, mida nimetatakse tough love. ehk see on siis nagu noh, otsetõlkes nagu karm armastus, see ei ole see, see on sama asi.
et sa tegelikult armastavalt, aga sa kutsud välja. noh, Mhm. see on nagu väljakutsutamine, sest inimesed, kui nad on olnud kinni oma uskumussüsteemis nagu terve elu, võib-olla palju aastaid, võib-olla 10 aastat, ma ei tea, pikalt, siis nad on selles nii sees, et seda raputust natukene on vaja, et sealt Mhm. välja tulla. aga see sõltub inimesest, et kui inimene on mingisuguses väga tugevas ikkagi emotsionaalses valus või mingi traumaatiline sündmus on olnud hiljuti, siis seda ei teha. no siis ei tee. et see sõltub täiesti olukorrast, aga ma ise usun nagu sinagi ja minu puhul töötab see tough love väga hästi, et palju paremini kui selline väga ümber pudru käimine. et tulebki öelda otse ja vahepeal siis see avab silmi. et ja siis ütleme, see sõltub täiesti olukorrast ja inimesest. ma täitsa usun ka. Mina nagu muidugi näen ka enda klientide puhul, no keda ma kõige rohkem näen, on need või tunnetan, on need suulised kliendid, kellega ma tegelen, see on see pikem analüüs. siis osad peale seda, kui me oleme selle vestluse ära teinud, siis osad ei ole minuga pikka aega ei vestle, no okei okay., siis kas ajapuuduselt või üldse ei pane häälsõnumeid tagasi ja siis mul on alati kaks varianti. kas see, et tulistasin liiga palju, et jõudis sinna, et ju ta siis ta peab veel kasvama natukene, aga vabatahtlikult on ta tulnud seda teenust saama, sest ta tahtiski sellist asja, igalühel on oma meetod sellele reageerida ja igalühel on oma aega vaja. et aga noh, meid on selles suhtes igasuguseid teenusepakkujaid, meid on vaja. et me oleme tegelikult ju tulnudki siia maailma üksteist aitama. et seepärast ka mulle väga meeldib, et sina aitad inimesi erineval moel ja see, et sa võtsid ka minuga ühendust just sellepärast, et sa oled 16. päeval sündinud ja siis meil on veel palju põnevat, kuigi meie edukuse kood läheb väga teistsuguseks. vaatamata sellele siis siin eetriväliselt ma ütlesin ka, et minule meeldib väga Youtube'is teha igasuguseid asju. kus sina kõige aktiivsem oled, millistel kanalitel sina oma tegemisi jagad ja mida sa mingil kanalil jagad või sa jagad kõigil, igas kanalis ühtemoodi? no kõige aktiivsem oleme Instagramis omaenda nimega kanalil, et ma küll panengi oma life coaching asjad ka rohkem omaenda isikliku kanali alt, et me lihtsalt ei ole suutnud välja mõelda, et kuidas ma panen nagu 3 erinevat kanalit hoian, et on sisekujundus Instagram ja siis on nagu isiklik Instagram ja siis on veel life coach'i Instagram. noh, esiteks see on tohutu töömahukas ja see läheb nii laiali, et ma olen oma isikliku konto all on siis kõik mu life coaching'u asjad ja elustiili asjad ja mis iganes sinna lähevad juurde. ja sisekujunduskonto on eraldi Instagramis. Youtube on mul ka veebruarikuust saadik, aga ma ei ole jõudnud sinna väga palju mahti pole olnud sellega tegeleda, et see on mul plaanis nagu järjest rohkem tegeleda, aga see on ka minu enda nime all. mõlemad kanalid on siis põhimõtteliselt Instagramis on Heidi Kaljan ja Youtube'is samamoodi. Mhm. lisaks on mu kodulehed, kust leiab ja näeb minu tegemisi ja need on kõik Instagramis, kõik saab kätte need aadressid. Need on kõik seal üleval selles bios ja vaata, kui kihvt, kirjas. mina olen selline Facebooki inimene rohkem, et minu jaoks Instagram oli liiga palju igasugust asja ja siis seepärast ma olengi siin selline klassikaline. see on nii nagu mõnel on näiteks lauatelefon võib-olla veel. kommenteerige, kellel on lauatelefon oleks kusjuures hea kuulda. mul on ka tasub, mul on Facebook ka, et ta jagab automaatselt lihtsalt edasi, vaata, sa saad ja, panna niimoodi, kõik jagab. et Facebookis on mul ka ja päris palju vaatamisi ja asju tuleb Facebookis, tegelikult isegi rohkem vahepeal kui Instagramist, et kui ma vaatan ise neid numbreid pärast, et või mõnikord sinna köögipoolele. ja seepärast, et ma tean, et siin ka minu Youtube'i kanalil vähemalt need, kes on jälgijad ja kommenteerijad ja kõik muud asjad, siis hästi palju on just Facebooki inimesi, aga on täiesti selliseid inimesi, kes üldse ei ole ei Instagramis, ei Facebookis, ei TikTokis. et aitäh, et siin Youtube'iski ringi kolate ja saate informatsiooni. aga kuidas nemad peaksid sinuga ühenduses olema? kui nüüd huvi tundsid, et kas sul on mingi meiliaadress selline, mida sa praegu lihtsalt häälega saaksid välja ütelda? ja ikka võib, et minu meiliaadress kajastub ka, ma arvan, mul kuskil mujalgi, et see on minu enda nimi, heidi.kaljan@gmail.com. see on mul kõige otsesem aadress, aga läbi mu kodulehe leiab samamoodi Elendia. mu koduleht on Elendia, on mu ettevõtte nimi. see on sisekujundusega seotud, et ka sealt saab kirjutada mulle ja seal on ka olemas telefoninumbrid ja asjad ja. Mhm. aga mu üldmail, kust ma saan kõik väga kiiresti kätte, on see, mis ma ütlesin. väga hea. ma panen siia video alla kirjeldustesse ka igasuguseid neid kohti, kuskohast Heidi kätte saab. sul on nii haruldane see perekonnanimi, Kaljon. kas see on Eesti perekonnanimi? noh,
selle ma sain kaasa abielludes, vaata, et see ei ole ju mu enda algne nimi, et ma tean, et kui numeroloogias ka mõnikord tahetakse seda ka vaadata, see, et mis on see sünnipäraga nimi ja mis on siis nagu abiellutud nimi on ju, kaasa tulnud nimi. et sa ei peagi et sellest see, rohkem rääkima. räägi täpselt ma nii palju, päritolu kui ei sa. tea, ma selles mõttes päritolu ei oska sulle niimoodi öelda jah, sellel Sest minul on nimel. näiteks perekonnanimi Minhoff ja ma teda siin üldse ei reklaami mitte kuskil, seepärast et see perekonnanimi muutub mingi hetk. Ja siis oi, tead, ikka ma räägin numeroloogiliselt ka, et ma saan selle perekonnanime, aga enne kui ma seda perekonnanime tahtsin üldse, et vastu võtan, ma numeroloogiliselt ikkagi vaatasin. energia on täpselt üks ja sama. Jee. Ja ma ütlesin talle ka, et nii kui numeroloogiliselt ei klapi, ei võta. Vot. Ja tegelikult sellest üldse ei tahtnud rääkida, aga lihtsalt see, et seesama Minhoff on tulnud saksa perekonnanimi ja Kaljon ei ole ka nagu selline tüüpiline Eesti perekonnanimi. et aga niimoodi, kui selle näiteks Minhoff välja ütelda, minu perekonnanimi ja sinu Kaljon, siis see tundub nagu hästi selline kõva, nagu kindel kui kalju, vaata. Ja Minhoff ka, kui ütled välja, siis see on selline nagu tüüpiline saksa selline trrr, selline kõva nimi. Ja tegelikult 16 ka meie sünnipäevanumbrid ja sinu edukuse kood ja minu oma hakkavad 7-st, ehk siis see on tegelikult suht kõva number, nii kõva siis ka, ütleme, sinul on ka suhteliselt maskuliinsed numbrid edukuse koodis, aga see 6, elude number, see teeb su pehmeks, see teeb su naiselikuks ja see annabki sulle just sellist mõnusat silma. see on puhas armastuse number. et täiesti saan aru ja see, mida sa teed, siis see on nii väärt meile kõigile, nii nagu ma ütlen, et me oleme kõik tulnud siia tegelikult üksteist aitama. et see, et leida see meetod, kuidas seda teha, et igalühel tulebki see siit enda seest välja. ja sina, kes sa praegu kuulad ka seda meie videot ja siis mõtled, et aga mina oskan ka neid teha ja siis ma oskan seda teha, et siis näiteks kui on midagi seotud Heidi teemadega, saad otse Heidile kirjutada, saate jagada, võib-olla saate midagi, noh, inspiratsiooni teineteisele anda, võib-olla midagi koos teha. ja kui sa tunned, et sa tahaksid tulla ka olla siin Heidi asemel, siis võta minuga ühendust. numbritegeel.ee leiad seal igasuguseid kontakte ja sina võid olla siin Heidi asemel järgmine kord, et selleks ei pea minu juurde koju tulema, saab ka olla oma kodus mugavalt ja jagada, mida sina teed. aga tead, Heidi, räägime nüüd sellist asja, et see life coaching'u värk, nüüd sa ütlesid, et sa praktiseerid seda ja hakkad nüüd aktiivsemalt praktiseerima ja see, kuidas sa ütlesid, et sa tahad neid kuidagi seostada, seda siis elu näitab, kuidas. aga kes on see inimene kuidas ma nüüd ütlen, ma tahan nagu kahte moodi küsida, kes võiks su poole pöörduda või see, et keda sa ootad? ma arvan, et äkki see esimene versioon, et kui nüüd noh, ütleme siis need kuulajad, kes siin kuulavad, mõtlevad, et noh, nagu justkui tahaks, aga ma ei tea, sa tõid küll selle näite, et sinu poole on pöördutud ka niimoodi, et ei tea nagu justkui, et mis asi see nüüd on, aga läbi vestluse te leiate selle tee. aga kas on näiteks, mille peale sa oled spetsialiseerunud kohe, et sa nagu täiega ootad, et võiks selline teema olla? Mhm. no kui inimene leiab, et ta on sellises kohas oma elus, kus on vaja muutust, kus ta leiab, et see, mis varem oli, et see lihtsalt ei tööta, see ei kanna. et mulle tundub, et ma saan nagu kõige paremini aidata inimesi, kes teavad, et nad on valmis muutuseks, nad on selle julguse leidnud endas ja nad tahavad seda teha. loomulikult on selles mõttes kõik oodatud, ka need, kes võib-olla veel ei tea, kas nad julgevad midagi muuta, sest kõik muutused on seotud ikkagi julgusega. et see vana on nii mugav ja tuttav, et seal on niisugune hea istuda sees et võib-olla siis inimesed, kes ka on mingisuguses sellises kohas elus, kus kas elu on tinginud mingisugused muutused, et sihuke transformatiivsed kohad, et see on see koht, kus ma kõige paremini tunnen, et saan toetada. täitsa isiklik küsimus praegu sulle. ei ole tegelikult üldse isiklik. minul on praegu päevakorral klientidega selline asi, osad on saanud, väga suur osa on juba saanud kirjalikke analüüse ja pöördunud Mhm. siis minu poole, siis saatsime siin meile, õigemini meie, mul on abiline ka, minu parem käsi, kes on ka sündinud 16. päeval ja siis tuli tagasisideks see, et ja ma sain analüüsi ja ma sain täpselt teada, mis ametid mulle sobivad ja nii nagu ma räägin, et ametid ja siis hingede emissioon ja siis elude number, kõik need on vaja siduda omavahel. ja kirjalikud ei saa minu käest suulist nagu juttu juurde, kui te peate selle ise juurde võtma. aga on ka need, kes võtavad suuliselt, ehk siis ma räägin neile kõik puust ja punaselt ette ja tead, mis nendel puudust jääb, just seesama julgus. et kui ma ütlen, et kõik numbrid näitavad seda, et sa peaksid esinema, sa peaksid rohkem looma, sa peaksid rohkem välja rääkima,
vot, kas inimene saaks tulla nüüd minu poolt, minu kaudu nende teadmistega, et ta nüüd teab, vaata, Merike ütles puust ja punaselt nende asjadega, tema peab tegema, süda karjub, et tahaks, aga vot ei julge. Et kas see oleks selline asi, et ta tuleb, tead, ütleb, näed, patakas on siin, sa ise ei loe seda läbi, tema lihtsalt ütleb, et vot see ja see ja see, aita mind, Heidi. jaa, kindlasti, minu meelest see on ideaalne variant, selles mõttes ideaalne. Ma tahaks nii väga, ma nagu tunnen, et ma tahaks oma klientidega ka, et öelda, et kui te nüüd ütleksite mul veel oma astroloogiast natukene, oma numeroloogiast natukene see on lihtsalt holistiline, jah, see on tervikpilt rohkem, vaata. Mhm. Et kuivõrd ma olen astroloogiline ka suur olnud kogu aeg, et enda astroloogiast on mul suht hea ettekujutus nagu, mis toimub nagu igapäevaselt. Ma mõtlen transiitide mõttes ja nii edasi. Et see on hästi oluline info ja kui inimene ütlebki, et ta teab juba, noh, see sinu käest on võib-olla teada saanud palju infot, et mida ta võiks teha ja kelleks ta nagu on loodud, aga mis teda takistab, siis see on kindlasti see koht, kus mina saan hakata aidata ja leida, et mis see takistab ja kuidas seda nagu ületada, kuidas seda ületada. See kõik taandub tegelikult uskumussüsteemidele tagasi, et see on mingi asi, mida me usume enda kohta. Mhm. See on, või siis vastupidi, midagi, mida me ei usu, et me suudame teha või saame teha või mida me peame enda jaoks võimalikuks üldse. Ja siis mina võtsin sellise hoiaku nüüd, kuna see numeroloogia on nii huvitav ja ma tahan jääda numbrite juurde. muidugi ma saaksin kõigega selle ise hakkama, aga ma sain aru, et liiga on liiga, nii nagu sa enne ka just ütlesid, et sa pead ka leidma selle nagu oma suuna. eks ju, vaata kui huvitav, sest ma tean, et hästi palju psühholoogid, kes on ka numeroloogiat õppinud ja miks seda öeldaksegi erinevates koolkondades, mina sain Venemaa koolkonnas, saingi sellise diplomi numeroloogia psühholoog, aga mina tahan jääda numeroloogia poole, ma saan väga hästi aru, mis tal katki on. Et Mhm. kus on just need uskumused veel nagu trigerduvad, sest mul on endal ju, ma olen kõik selle protsessi läbi käinud, mina olen lihtsalt oma uskumustega enne tegelenud ja siis ma jõudsin numeroloogiasse. Et Mhm. vot siis sina oleksidki justkui nagu selle käepikendus, et teie, kes te nüüd kuulate ja mõtlete, et jaa, et nii Ameerika on öelda, et näed, minu hingetee missioon on olla vaimne õpetaja, vaimne juht, on esoteerikate numbrid ja siis nad räägivad, jaa, tead, kus mulle meeldib, aga ma täiega kardan. ja siis, kui ma vaatan, et ta suguliinis, siis sugupuus on selline nagu karmamuster, et seal on keegi tegelenud sellega, aga tema kohustus, ütleme siis, kui ma näen, et ametite kolmnurgas on selline nagu täheenergia, et ta peab sellega välja tulema ja kui tema nüüd selle kinni materdab, siis see karma läheb tema lastele edasi, tema peab lõpetama selle ära, sest tema missioon on see ja siis ta ütlebki aga kuidas, vot siis ma ütlengi, et näed, siin on Heidi Kaljon, võta sinu tee et siis ma saan aru, et ka see on ju protsess, et kui ma tuleksin selle teadmisega nüüd, et mul on numeroloogiline selline asi ja astroloogias ka ennast uurinud ja siis, kui sinu juurde tulen, ega see ei ole nii, et no egas midagi, pool tundi me teeme sinust inimese, et et vaevalt, et ma arvan, et see on ka, et kuidas see protsess siis käib, et äkki sa valgustaksid veitsa seda ka, seda poolt. Noh, ilmselt ega sellesse ühte seanssi või sessiooni mahubki ikkagi üks uskumussüsteem korraga. ma kuulen mõnikord ka juba viite näiteks, aga ei saa olla nii, et Figaro siin ja Figaro seal, et peab töötama nagu ikkagi süvitsi, et toimuks mingi see päris õige muutus siis või shift nii-öelda. ma kasutan teemast palju inglise keelt, ma õpin vaata Ameerikas, siis mul jookseb, paljud asjad on mul lihtsamad inglise keeles enda jaoks öelda, ma proovin vahepeal leida eestikeelseid vasteid et see on üks uskumussüsteem korraga ja tänu sellele ma leian, et ikkagi noh, võtab aega, noh, mingi arv sessioone, et neid järjest nagu läbi, kes sõltub, noh, palju neid seal esile tuleb või palju ma kuulen, palju inimesele, mis muret teeb. aga kindlasti ma ei usu sellesse ka, et kas terapeut või coach või psühholoog ei saa olla nagu kogu aeg kõrval, et noh, tegelikult põhitöö käib ikkagi sessioonide vahel. inimene teeb ise selle töö ära, ta saab tööriistad, ta saab kodused ülesanded nii-öelda ja tööta teeb ikkagi ise ja uued uskumussüsteemid ju, uued harjumused kinnistuvad ajaga. seal ei ole teist varianti, et seda ka neuroteadus toetab. minu life coaching sisaldab ka neuroteaduse osa, Mhm. et mis mind see kurrikulum või kool, kus mina õpin. jah, et tööd on vaja teha igal juhul natuke ka endaga ise. et terapeut ei ole see, kes teeb ära töö. see on nii terapeut on huvitav kuulata teist 16 päeval sündinud inimest. et meid jah, eristab ainult siis kuu ja ausalt öeldes, kui ma sind kuulan rääkimas, siis ma kogu aeg nagu kuulen nagu justkui veitsa iseennast.
ja, ja või võtan siit ka välja mingeid teatud asju. ja ma mõtlen, et nii põnev, kuidas meil mõlemal meeldib tohutult nagu inimene siis selles suhtes ka astroloogia, mina olen ka enne astroloogiat õppinud ja siis see, et tahame kogu aeg ikkagi aidata teisi inimesi. ja noh, lõpuks me peame ju jõudma ka nii kaugele. jälle need, minu komme on hüpata ühelt lainelt teisele, ma ei tea, kuidas sinul on, kas sa hüppad ka vahepeal niimoodi, vahetad teemat? ja loomulikult. ja ma arvan, see fokusseerimine on nagu omaette ülesanne, millega ma siis teadlikult tegelen, et ennast vaata fokusseerida nagu konkreetsemalt. ja ma just mõtlen seda, nii palju ja seda tuleb sisse nii palju ja korraga. minu meelest see oligi vist ühel häälsõnumis ka, sa vist rääkisid mingit asja, siis hüppasid teisele lainele, ütlesid, et ma olen täitsa nagu sina juba, aga noh, hea küll, ma räägin siis selle asja ka ära, vist kuidagi niimoodi hüppas on ja siis ma mõtlen, et see on nii minu moodi, et ma saangi niimoodi paremini asjadest aru, kui vahepeal nagu muudetakse teemat. et noh, see, mis meil jällegi, ma arvan, ma ei saa ju sulle seda nagu manifesteerida, et see nii on, aga ma tean, väga paljudel 16-ndatel on see lugu, et kui lapsed saavad suureks, et siis see nabanööri lõikamine on selline nagu täiesti rituaal omaette, et kuidas anda just vaata, see, me oleme kogu aeg nagu siis hästi emalikud tüübid, sina veel oma elude numbriga number 6. minu pojad on juba küll 28 ja 31, et nüüd 21-ga ka siin me istusime ka laua taga, rääkisime asjad selgeks ja ütlesin, tead mis, emme kogu aeg aitab sind, aga teeks äkki nüüd niimoodi, et nüüd on kõik, et emme aitab ja emme on kogu aeg olemas, aga lihtsalt see, et nüüd on kõik nagu, nüüd saad ise hakkama, ta on hästi tubli ja saad aru, läks mingi paar nädalat mööda, ta hakkas nii hästi, kõik tööpakkumised tulid, kõik värgid-särgid ja siis me istusime jälle laua taga ja ütlesin, et kas sa said aru, et kuidas töötab? no mul on oma lastega, miks ma tahan ütelda, ka siin räägin praegu kõva häälega, sest me oleme sinuga mõlemad samasugused kogu aeg enesearengu teel ja nii nagu enne just oli lastest jutt, vaata, siis lapsed kasvavad koos meiega teadlikumalt teistmoodi ja kuidagi mina saan oma lastega rääkida nii, nagu ma räägin praegu sinuga, nii nagu ma räägin teiega, oma klientidega. et kas sul on täpselt samamoodi, et sa saad rääkida? ja mul on samamoodi ja see, mis sa just rääkisid, vaata, et rääkisite läbi, et nüüd noh, et laps on nüüd suur ja teeb ise asju, see on sama, mida mina hakkasin juba tegema mõned aastad tagasi, mis ma ennem rääkisin, et see, ma nimetangi neid ka piirideks, et mm. noh, et lihtsalt, et minu piir on siin, et sealt ma üle ei tule, et sealt teisel pool sa pead nüüd ise hakkama saama juba, et ja siis nad saavadki, ilusti saavad. -hmm. et, et see on et siit saab paralleeli tõmmata just selle klientidega samamoodi, et tegelikult ka mina ju annan endast parima ja need võimalused ka koos tööd teha, koos rääkida, nii nagu sinulgi, aga see ülejäänud töö jääb ju kõigil endal nokitseda ja teha. ja nii põnev on see, et sa ütlesid ka, et sa oled uurinud astroloogiat, mina olen samamoodi enne numeroloogiat olin astroloogias pikalt ja need kõik on nii seotud omavahel, et ja Ameerika. mulle meeldib väga see holistiline maailmapilt, et näha nii erinevate nurkade alt, et tegelikult kõik asjad räägivad ühest samast asjast, aga erinevas keeles, vaata. Mm-hmm. See on hästi huvitav teada. nii, Heidikene, ma ei teagi, mis ma küsin su käest. tahad ise ei hakka midagi ära rääkida kohe täitsa niimoodi? vot räägin ära. siis ma ei oskagi kus? öelda, kui sa niimoodi küsid. Ja, ma... võin jagada ühte seda hästi suurt ahaa-momenti, mis mul oli siis, kui ma kuulasin ühte su mingit Youtube'i videot, kus oli sellest edukuse koodist juttu Mm, ja ma ei olnud sellest üldse varem kuulnud. ma ei tea, mis numeroloogiat mina lugesin. ja siis ma läksin seal kodulehel on vaata numbrite keele kodulehel on see kalkulaator. ja siis ma panin, toksisin oma numbrid sisse, vaatasin, nii põnev, mis sealt tuleb. ja siis, kui ma seda numbrit nägin, siis ma olin nagu sõnatu ikka, ma ikka päris tükk aega sõnatu. sellepärast, et see on number, mida ma olen näinud mitu aastat järjest igal pool nende autonumbrimärkidel ja see 3 esimest, 717. mm-hmm. ja kõige suurem ahaa oli see, et see oli mu enda isiklik autonumber. aga ma ei teadnud seda. issand, mul tuli ihuga arvata. see oli mu eelmine auto mõned aastad tagasi ja ma mõtlesin, et kui ma nüüd noh, ma enam ei ole see ei ole enam minu auto ja siis ma mõtlesin, et miks ma näen seda numbrit kogu aeg igal pool, Tallinnas, Tartus, ükskõik kus ma sõidan. ja ma arvasin, et võib-olla ma igatsen või mingi seos on, vaata jumal teab, millega need energeetilised seosed. ja siis, kui ma vaatasin seda numbrite edukuse koodi, ma mõtlesin, et ma pean kirjutama Merikesele mida see tähendab. see tegelikult, issand, kui huvitav, vaata see 717, see ju tegelikult viitab konkreetselt üldse teie ka edukuse koodinumbrid, kes te olete saanud kõik. ja siis
need numbrid, mis tulevad edukuse koodist, siis need viitavad just tegutsemisele. ja kui te teate veel, mida need nagu tähendavad ka, siis just sellele suunagi tähelepanu, see ei ole juhus. ja kuna sinu auto oli sama numbriga, ütleme alles siis tagantjärgi seda niimoodi võtsid, siis see, et kui sind hirmutab midagi, sa pead minema nagu tegutsema. see 7 on kogu aeg nagu õpi, tegutse, uuri, vaata, mis seal põhjuseks on, sest see on selline Sherlock Holmesi nagu selline energia. samas on see kuula ja taju oma intuitsiooni, kolimisega seotud, elukoha vahetus, siis töökoha vahetus, just see, et välismaaga väga palju seotud, mm. vahetusõpilaseks keegi võib sattuda või mida iganes. 7 on ka sellise asjaga just, et see, mis hirmutab, seda tuleb teha. ja kuna sul oli veel üks ka seal vahel, siis on see, et võta ohjad enda kätte ja hakka tegutsema, ära oota, et keegi sind juhendaks. sina oled see, kes ütleb endale, et nüüd sa lähed. see kirjeldab mu elu viimaseid aastaid nagu näete, ma jah? teen kogu aeg asju, mis mind hirmutavad, et noh, öeldakse, et kui su unistus pole, ei hirmuta sind, pole piisavalt suur Mhm. unistus. Et ma olen nagu kõigega selle poolt ja ma järjest teengi selliseid asju. sest ega sa ei saa teada kunagi, kas see on võimalik, kui sa ei proovi. noh, jaa. mis on meie, et ma siis muudkui aga teen neid asju järjest. sest meie veel 16-ndad oleme sellised tüübid, et me tahame hästi palju ja meie pead kogu aeg genereerivad meile uusi ideesid. me vahepeal plahvatame, me oleme nagu liikuvad arvutid sinuga. sina seal oma kodus, mina siin oma kodus. ja siis on see, et teed nimekirja, siis sa teed ära, aga sul on juba 20 korda rohkem neid asju, tegevusi, mida sa tegelikult tahaks teha, sa ei jõua teha. ja siis on see, et teatud asjad, mis meid hirmutavad, siis me oskame neid hästi nagu venitada, seda kummi nagu. ja siis teatud asjad on niimoodi, et nagu see kumm on juba nii pikale veninud, nii välja veninud ja siis on niimoodi, et tšah, tuleb mingi kriisiolukord ja siis sa teed niimoodi kõik need asjad, 200 asja, sa teed lihtsalt mingisuguse poole tunniga, sa teed ära ja siis peale seda saad täiega võitja. et me tekitame endale siis kriisiolukordasid, pall läheb väga suureks ja siis on niimoodi. No vot, aga me nagu oleme väga tublid. ei, see on hästi põnev ja huvitav ja kõik on õige. mis sa kirjeldad, minu puhul ka kehtib jah, see. ja teie seal ka, kes te loete näiteks kokku, arvutate kokku, proovige lihtsalt, kas te saate kokkuliitmisel näiteks oma sünnipäev ja kuu. liitke kokku, kas te saate 16 või kui te liidate kokku aasta ainult omavahel, enne kui te saate selle ühe numbri, vaadake, kas te saite 16. või siis see, kui te helistate, jah arvutate kokku oma päeva, kuu ja aasta üksikult ja enne kui te saate elude numbri 7, äkki te saite 16, siis kõik need asjad trigerdavad teid täpselt samamoodi, nagu mina praegu räägin Heidiga. Heidi räägib oma asjadest, mina räägin siin oma asjadest ja kõik seesama on teie sees olemas. sellepärast, et see energia liigub meil ja meil, kusjuures Heidi on 1900 meil ees, siis ma tean, et suur osa selle kanali vaatajatest on 1900 sündinud. et see tähendab seda, et meil on see päikseenergia ja see, et me peame välja näitama seda, mida me teeme, aga suur osa, noh, ma jällegi viskan nalja, et Nõukogude naisi, Nõukogude mehed on ju nii, nagu me oleme selle ajastu inimesed, eks ju, siis meid on õpetatud, et noh, laps räägib siis, kui kana pissib, eks ju, et mida vähem me endast nagu välja räägime, seda kihvtim on, aga tegelikult 19 energia on päikeseenergia. me põletame ennast seest täiega ära. kui palju sa oled ennast läbi põletanud, kui palju sa oled ennast vähendanud oma elus? see oh, on nagu elu story pikka aega. eks ühel hetkel tuleb, on aeg muutusteks, et kui liiga palju saab, on ju. ja, juba. et ja noh, eks siis see trigerdab meid kõiki, kõik teie, kes te seal vaatate ja mõtlete, et oi, mul nii ei ole. meil kõigil on see nii, sellepärast et me oleme sündinud 1900. nii et siin ei ole mitte midagi, kõik tehke omad Instagramid, Facebookid, leidke lihtsalt oma koht ja ei peagi üldse neid tegema. lihtsalt see, et kui sul on mingi mõte, mida sa tahad rääkida, sina, kui sa oled mees, räägi garaažis oma poistega, võtke sinna veel mingi kampa, mingi asi, tehke midagi koos, särage, näidake seda, mida te oskate teha, teie naised seal ka, kes te koote midagi, heegeldate, võib-olla oskate lambavilla hästi nagu maha pügada või lambavillast mingit oma asja teha. vahet ei ole, saad aru, lihtsalt tehke, särage. see 1900 on antud meile selleks, et me säraksime välja ja mitte ei võrdleks näiteks, et oh, Merike räägib nii kihvtilt, no mis Heidil viga, vaata, et Heidil ta-ta-ta. ega meil polegi midagi viga
lihtsalt, et me oleme Heidiga mõelnud, et aitab küll enda haletsemisest, lihtsalt hakkame tegutsema, see, mida me südamest oleme kogu aeg tahtnud teha. tead, selle hästi palju haakub sellega, et ma usun siiralt, et mitte ükski meie nii-öelda meie kirg, meie anne, mis iganes meil on, kõigil inimestel on, ei ole antud ainult meie enda jaoks, et see ongi antud jagamiseks, et lihtsalt siin ühiselt hästi toimetada ja edasi minna. täpselt et nii. ma arvan, tuleb jagada okay., et mis iganes see jagamisvorm siis mugav on kellelegi. näete, Heidi oskab selle hästi ilusti professionaalses keeles kahte lausesse panna ja Merike tututab siin oma maakeeles hästi palju asju niimoodi ta-ta-ta-ta-ta. aga eeltöö ära. kõik jah, ma lihtsalt, sa tegid eeltöö ära juba, seletasid kõik ära. ja mul ei see on, olnud see on nii midagi. huvitav, vaata siis, kui sa kuskil koolitusel oled ja siis seal ringis on niimoodi mingi 25 inimest ja siis sa oled viimane. andke tagasiside paari sõnaga. ja siis sa oled nagu viimane, siis mõtled, et aga nagu mis ma siis nüüd ütlen, kõik on nagu ära öeldud. vot, ma aga tahtsin numbritega veel öelda seda sulle, et vaata, ma kirjutasin ka, et meil, et mõlemil on nagu see 7 on sünnipäevast tuleb ja täna on ka 7. et meil on väga palju 7 energiat hetkel. ja siis täna on veel nii huvitav päev selles suhtes, et tead, ma ei tea, kui palju sa planeete ja selliseid asju vaatad, sa ütlesid, et sa vaatad kuidagi. mind astroloogia ka väga tõmbab, ma pole nüüd küll 100-ga selle asja sees. et kui ma ühes oma videos ütlesin ka, et 20. märtsiga lõpeb kõik ära. no siis, no kas ta nüüd lõpeb, on ju, aga mingi väike etapp sai nagu läbi. et siis nii palju, kui mina tean, siis aprillikuus nüüd me veel tunnetame mingisuguseid ärevaid selliseid hetki 20. aprillini. ma ei tea, kui palju sa astroloogiat oled kuulanud, kas noogutad pead, jah? ma arvan, et aprill on väga suur muutuste ja murrangute kuu tegelikult, mulle tundub Mhm. vähemalt. ja ma täna just rääkisin ka metsajalutuskäigu videos seda, et teate, kui vahepeal tekib tunne, et tahaks viriseda, siis virisege kähku ära, aga tegutsema peab. et see kuu natuke tekitab sellist rahulolematust enda sees. ja see, et see, kui sina oled vahepeal seal rahulolematus, ei tähenda, et sinu elukaaslasel on midagi viga, et või su lastel on midagi viga. et lihtsalt hästi säästlikult käia, mossita ära seal oma mossitamised, aga täna näiteks number 7 eriti kutsub meid kõiki tegutsema. isegi see, et päike ei paista. me ka siin Heidiga mõlemad saime aru, et päike ei paista. kus kohas sa elad üldse Eestis? ma olen Tartus hetkel. näete? ja tõesti, ma just ütlesin enne Merikesele ja, et vaata, ma olen kuidagi tundunud tume siin ekraanil, sest nii hämar on lihtsalt ruum, tuled põlevad, aga üldse ei aita. tundub, et nii vihmane ilm on. jah, tegutsema peab väike ikka. ja kui astroloogia mõttes ka on praegu ju see tegutsemine ongi kõige õigem, sest meie kõik need sellised aktiivsed planeedid ja on nüüd jääras ja see on ju tegutsemine. see on, tulebki, et see kõik toetab, ütleme, taevas ju täiega toetab ettevõtlikkust ja tegutsemist. ja niimoodi ta ongi ja täna on selline huvitav transformatsioonipäev ka, kui number 7-st rääkida, siis just seesama, mis me rääkisime siin autonumbris ka 717, siis see ju ka viitab sellele, kui te juba olete pikalt mõelnud, et vot täna võiks teha, aga ikka hakkad nagu kummi venitama, siis enam ei venita kummi. nüüd täna lähed tulle ja tead, sul on peale seda nii mõnus tunne, isegi see, et kui sa oled tahtnud kellelegi ammu kirja kirjutada, helistada emale või isale, kellele sa pole ammu juba helistanud või siis õega, vennaga, ükskõik kellega lihtsalt suhteid klaarida. et ütleme see, mis sa tunned, mis su südamel veits on selline, et ma ei tea, ma ei tea, et no miks mina, ära hakka seda endale pähe ajama, tee ära lihtsalt see. ja nõus. vot, kus kohas sa vastuvõtte teed, kuidas sinuga ühendus selles suhtes saab, et kas selleks peab tulema Tartusse kohale või kuskil online'is? ja online'is, põhiline ikkagi ma töötan online'is, ma ei ole endale praegu mõelnud võtta nagu mingit teraapiaruumi veel, vaatame vastavalt vajadusele, kui tekib vajadus ja on inimesi, kes soovivad nagu kohtuda Mm. niimoodi ja olla nagu näost näkku. aga suurem osa on üle neti, sest vaata, ma õppisin USA-s, mul on kontakte tekkinud üle maailma ja ma teen inglisekeelset sisu just sellel põhjusel, et ma tegelikult töötan inimestega nagu üle maailma Mm. ja soovin töötada üle maailma. siis see on ainult Zoomis või noh, Meetis või kuskil online Mhm. formaadis. minu kogemuses ei ole tegelikult mingit vahet, et see energia liikumine, kõik toimub täpselt samamoodi ka läbi ekraani, et noh, ma mõtlen, et ma ei pea olema samas ruumis. Mm.
isegi kui me oleme praegu niimoodi läbi ekraanide, siis me oleme justkui ikkagi nagu samas ruumis, samas mullis. Ma olen täiesti nõus, siis see ka, kui mu need suulised kliendid, kui ma teen seda pikemat analüüsi, siis ma ütlen, et ma väga-väga olen tänulik, kui te saadate mulle häälsõnumit. siis ma ei tea, minu intuitsioon hakkab räigelt tööle, räigelt, noh, ma hakkan tajuma sealt hääle vibratsioonist midagi, nii nagu ma pean numbreid nägema. ma oskan ette kujutada ka, aga samas siis, kui meil on see Zoomi kõne, siis täpselt on seesama tunne, et ega kõik on siin, me oleme kõik üks meie tegelikult, et aga oota, mul oli üks küsimus. See asi, et näiteks seesama, et kuna sa oled selle disainiga tegelenud, ma ei tea, ma äkki praegu ütlen valesti lihtsalt seda sõna, sa paranda siis, seda kodu kujundamist või niimoodi, et näiteks kui on nüüd soov, et noh, keegi kolib nüüd. täna on väga hea kolimise päev, kusjuures 7, 7. vot, et siis võib-olla sul on juba olemas korter ka, kuhu sa lähed või maja või niimoodi, aga kas sinu käest saaks sellist nõuannet ka? ja kui sa ütled, et online'is teha, et siis kuidas seda oleks võimalik teha, äkki on mingi näide tuua praegu siia? Ma just paningi sinna hiljaaegu üles, vaatasin, et on inimesi, tihti tulevad, küsivad, et ma natukene tahan muuta midagi, et võib-olla ei tahagi nagu teha kõike või suurelt, et siis see ongi selline Zoomi kohtumine on päris hea. et ma küsin seal mingisuguseid pilte, kui on võimalik saata ja võib ka täitsa tehagi Zoomis ja kõndida võib-olla ringi natuke ja selgitada juurde. ja võib-olla lihtsalt anda selline tunniajane, selline väike seanss või sessioon ja siis ma koostan mingisuguse disainisuuna või midagi, et kirjalikult siis saadan näiteks kokkuvõtte selle peale. Hmm. et see on selline lihtne teenus, et kus sa ei lähe kohale ja me ei tee kuude kaupa tööd. noh, ruumidega või maja ehitusega või korterikujundusega. aga noh, muidugi meie põhiasjad ongi ikkagi see täislahendus ja siis osaline, mis on ikkagi nagu kohapeal käimistega ja nii edasi. aga saab teha selliseid Mhm. mininõudmisi nagu disainisuuna määramiseks ja nõuandeid. ja, sest ma tean, et väga paljud, kes mu kanalit jälgivad, paljud ja paljud, no aga issand, mul oli nii huvitav kirjavahetus ühe naisega, kes elab Indias. no näiteks tahabki keegi Indias näiteks ka midagi teha, et siis selleks sa ju koha peale ei lähe, on ju, pikemat seanssi sa ei tee. kui välja muidugi ei tehta reisi äkki või? oo, kui lahe see oleks, onju. tulen küll. päris lahedad sellised väljakutsed oleks, kui keegi kuskil teisel pool maakera, teises kultuuriruumis, hoopis teises stiilis mõtleb, et äkki küsiks nõu. see oleks jälle selline, mida kindlasti mina sooviksin proovida. kuulsite jah? julgelt, julgelt peale ja teeme ära. ja küll või? Austraalias vaatab hästi palju inimesi. et vaata, ma käin ka neid telgitaguseid vaatamas Youtube'is, mind ikka huvitab, kust maalt vaadatakse ja Youtube väga hästi toob neid asju, kohe lahti. jah, oli isegi suu lahti ja selline nii huvitav vaadata, nii et teie ka, kes te olete kõik seal Austraalias, New Yorgis, Ameerikast vaatab palju. ehk siis järelikult vaata, Youtube paneb ju subtiitreid sinna, et kui sa oled nüüd eestlane ja oled seal kuskil teises maas kui mitte Eestis, siis ka telli kanal. et siis ma näen seda hoopis veitsa teistmoodi, sest väga paljud ei ole tellinud kanalit, aga ma näen ikka seda maad, kuskohast inimesed vaatavad. et ja siis võtke Heidiga ühendust, Heidi on valmis tulema siis ükskõik kuhu maailma otsa. et tegema teile plaanid, värgid-särgid, saate kokkuleppele. 16. on alati tegelikult väljakutseteks valmis, et vaata, see tekitab meis ju mõnusat, mugavat stressi. aga me oleme nii harjunud, meie 16, sina ka, kes sa nüüd vaatad kaamera taga, oled ka 16, tunneta seda, siis me oleme harjunud olema väikses sellises stressi vibratsioonis, sest me kogu aeg siis toimetame kõige paremini. et noh, stress kõlab võib-olla pahasti, aga ütleme kriisi, no kriis on ka jube sõna, aga me olemegi sellised väiksed kriisi tekitajad. see on nagu sihuke positiivne surve või on midagi. mingi positiivne taoline. kriis. ja, jah. et see on meile nii omane, et no ma kujutan ette, et meie lapsed, meie koerad, meie elukaaslased, meie kõige paremad sõbrad on meiega harjunud, sest meiega on kogu aeg nii huvitav. me oleme täis seiklusi, kunagi ei tea, mis me 5 mindi pärast jälle välja nuputame. siis kui nad sellega ära harjuvad. et mõte jookseb nii paljudes suundades ja kogu aeg on paar lauset ees asjast, onju. täpselt nii. ja teie ka, kes te seal 16 olete ja kui te saite kokku liitmisel, siis ka palun kommenteerige siia. tead mis, Heidikene, aga ma arvan, et nüüd on pilt enam-vähem selge. mul on üks isiklik küsimus ka, jälle isiklik küsimus, ma nagu natuke traumeerin vaata sellega. et aga kui näiteks sa aitad sees kujundada, kas sa õue poolt ka aitad kujundada? no ma võin seda teha selles mõttes, et ma ise olen tegelikult aianduse magister. üldsegi. saate aru, et jah?
Maaülikoolist jah, et ma ei ole teinud seda teenusena nii väga, aga kui näiteks keegi teeb maja ja kaasab mind maja juurde, siis kindlasti haljastuse osa võib ka läbi arutada ja teha natuke kõigepealt seal juba ära, et ma ei ole küll teinud nagu seda haljastusteenusena pakkunud, aga terrassid lähevad kindlasti sinna hulka. Mhm. noh, sisekujunduse osa ka, aga ka taimed, mulle meeldib ise väga aeda pidada, ma olen olnud pikaaegne aiapidaja, iluaiapidaja ja jah, et jah, seda saab ka. ja, aga siis mul jäi natukene veel kõlama selline asi, nüüd me läheme küll nagu teisele teemale, aga ikkagi see on kõik meiega seotud, meie mõtlemise ja kõige asjaga. kui näiteks on vaja majale teha ka juurdeehitust, no korterile ei saa ju teha, on ju, aga võib-olla keegi ostab 2 korterit ära. noh, vaata, tahab siis teha nagu ühe suurema sellise asja, et kas nendes asjades ka sa aitad planeerida näiteks, kus mingi vahesein ära võtta või juurdeehitus, kui tehakse, on ju, ta-ta-ta, said aru, kuhu ma nagu lähen oma selle mõttega? ja, aga ütleme, mul ei ole nagu ikkagi mingit sisearhitekti pädevust või seda, et need jäävad soovitusteks ja inimene peab ikkagi ise siis hakkama seda projekteerimise poolt ja uurima, mis need muudatused on vaja ja seadusandlus ja kõik ja kus mingid kandvad seinad, kui sa korteris midagi muudad, et seal on vaja lubasid ja asju. Ja maja puhul ma olen teinud ka niimoodi, eramaja puhul näiteks oli projekt ja ma leidsin nii ägedad ideed, oleks teha nii ja teha naa, aga selleks on vaja ju spetsialiste, kes selle kõik läbi arvutavad ja et see projekti tasandil muudatused sisse viia mm. Mhm. -hmm. aga ideid ma saan kindlasti genereerida ja siis aidata sellega läbi viia, siis kui see läheb läbi, niimoodi on sündinud väga lahedaid tulemusi, Mhm. kui mitte leppida lihtsalt selle algsega ja öelda, et saab veel paremini, saab veel ägedamalt, saab veel ilusamini ja see kõik läbi, see teekond käia, siis tulemus on väärt. Mhm. ma just seda ise ka mõtlesin. mõtlen, et küll on hea, et ei viskanud nagu püssi põõsasse, et ikka tegime ära. ma seda just mõtlesingi, et vaata, et vahest on elukaaslaste vahel on see lugu, et noh, keegi ostab nagu vanema maja ära või lihtsalt tahetaksegi 2 korterist teha, siis emmal-kummal, kas mehel või naisel on nii hea mõte, aga ta ei suuda seda nagu tuua sellele oma elukaaslasele nagu ette ja siis oleksid sina see abivahend, kes aitab, abivahend, noh ikkagi Visualiseerida mm. jah, -hmm. et ja, aitaksid ja. seda ideed nagu müüa, ütleme niinimetatud heas mõttes, sellepärast et tulem on ju ikkagi nagu fantastiline ja siis on nagu lihtsam. Mm -hmm. ja kindlasti saab seda ka teha. lihtsalt mõtlesin, kui mina kirjutasin projekte, sellist pädevust ei ole. Visualiseerimine ja ideed ja kõik see mm. -hmm. saad ja kui see mõelda? on juba näiteks konkreetne töö, siis loomulikult on see juba tööosa ka kõik, mis sinna siis sisekujunduse hulka läheb, valgustus isegi. Tegelikult valgustuse projekteerimine ei ole sisekujundaja ala, aga mulle meeldib seda teha. et ma teen tegelikult eskiisid ise valgustusasjade jaoks, et siis projekteeritakse need siis õigesse keelde Kusjuures seegi oli hea teada, kas sa näiteks annad ka selliseid mõtteid, et kui sa näed, et kuidagi näiteks sinna seina võiks olla siis selline, ma ei tea, mingi küünlajalg, seal võiks olla näiteks, ma ei tea, selline laud, võib-olla mingisugune, mis see siis on mm.? Mul ei tule sõna meelde, pilt, noh, seinas. kas sa annad ideid ka, kus kohas neid asju nagu osta? ja kui näiteks see mu osaline teenus võtta, mis mul on sisekujundus kodulehel ka, siis see tähendabki, et ma ei tule, ma ei pane neid paika ise koha peal, aga ma annan kõik nimekirjad konkreetsete soovitustega, et mida osta, mida panna. et kas siis inimene ostab selle asja või leiab siis mingi sarnase analoogi, see on, kuidas talle siis sobib või mis, kas siis on saada sel hetkel, kui ta läheb ostma seda. et ja, et see on mu osaline teenus, aga kindlasti saame veel kokku leppida mingeid variante, nagu oli üle Zoomi asju ja kõike saab kokku leppida ja teha mingisugune koostöövorm sellest. näete siis jah, selles naises on nii palju huvitavaid asju ja see, mis sinu kehakeel mulle praegu reetis, on see, et sa täiega kaifid seda. jah, mulle meeldib sisekujundus. ja siis sa ja, läksid hakkasid täiega kätega rääkima, sa noh, saad aru, see on nagu küsitakse, et oi, sul on 2-päevane laps, et no kuidas tal läheb ja siis sa räägid sellest nii palju, alles ise 2 päeva lapsega koos olnud, juba sa kõiki asju tead. et saad aru, nagu selline, sa läksid kohe elama. nii et sinust saab mitut asja või sinu käest saab siis mitut teenust ja eks te siis kirjutage otse Heidile. mis su meiliaadress oli? heidi.kaljan@gmail.com. vot nii ja ülejäänud kontaktid kõik leidub siis siit video alt. aga mina kui tänan. keda kujutab sisekujunduse asi, siis seal on kohe vorm selline kodulehel, mida saab saata. et seal on juba mõned küsimused, et siis tuleb juba selline väike info mulle juba.
mm. kaasa. -hmm. ja kes nüüd tõsiselt mõtleb, et tahaks Heidit kutsuda sinna Austraaliasse või New Yorker on mingi pood vist jah, et aga ükskõik kuhu, kui Soome maale näiteks või siis Tallinna linna või siis Viljandi linna, siis andke aga märku. mina tänan, Heidi, sinuga oli väga lahe lobiseda. aitäh, kutsusid mind. jah, et tehke siis ka nii, nagu Heidi tegi, et vaatas minu videoid ja nii hirmus tahtmine oli minuga vestelda. ja mina siis tegin seda, et ütlesin Heidile, et tuleme ja vestleme siin videoversioonis. Ei lasknud Heidil palju minuga lobiseda, et nüüd me siin lobisesime palju asju välja. et võtke ühendust ja olge julged ja vaadake, nii nagu just Heidigi ütles, et sellel kuul esiteks ja üleüldse see aasta toetab ka ju tegelikult astroloogiliselt ka planeetide osas lihtsalt tegutsema hakata. Mhm. kallid naised-mehed, tegutseme. aitäh, Heidi. aitäh, Tšau. ilusat päeva, tšau. Tšau.